Elon Musk ajas interneti hulluks, kui ta lahkus Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumiselt lühikese lausega, mis kukutas meedia narratiivi Trumpi vastu. Sellel reedel 15. mail 2026 tegi Musk selgeks, et vestlused olid positiivsed ja head tulemused on tulemas. Just sel hetkel, kui Trump oli Hiina territooriumil ümbritsetud Ameerika Ühendriikide tehnoloogia ja ärimaailma suurimate nimedega. See olukord oli pingeline, sest Xi ei võtnud vastu ainult ühte Ameerika presidenti. Ta võttis vastu Trumpi, keda saatsid majandusjõud, mida Peking kõige rohkem jälgib. Tesla, Apple, Nvidia, Boeing ja suured pangad. Kui kriitikud ootasid, et Trump oleks nurka surutud, juhtus hoopis vastupidine. Xi tegi ruumi, Ameerika ärimehed naeratasid, Muskist sai meem ja internet sai sõnumist aru. Trump ei läinud Hiinasse teenet paluma. Ta läks sinna jõudu näitama, austust välja nõudma ja muutma kinnise koosoleku avalikuks poliitilise üleoleku demonstratsiooniks. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Os Audos versus a Etalon, Milson Alves. CNN Brasil teatas, et Musk lahkus tseremoonialt suures rahvasaalis ja nimetas kohtumisi imelisteks, öeldes ka, et saavutati palju häid asju. Nvidia Jensen Huang ütles, et kohtumised läksid hästi ning Trump ja Xi olid uskumatud. See aitab mõista, miks internet plahvatas. Musk ei pidanud pikka kõnet pidama. Ta lihtsalt ilmus kohale, naeratas, tegi grimasse, tegi selfisid ja jättis mulje, et kulisside taga olid asjad Trumpi jaoks paremad, kui paljud ootasid. Selle stseeni jõud seisneb kontrastis. Enne reisi arvasid paljud, et Trump surutakse Xi poolt nurka, et Hiina domineerib lauda ja Ameerika ärimehed jäävad ebamugavasse olukorda, kuid levima hakkas hoopis teistsugune pilt. Trump viis Pekingisse Ameerika Ühendriikide majanduseliidi ja Xi pidi nende nimede jaoks looma ruumi Hiina võimu sümboolses keskkonnas. Levinud uudistes on tõlgendus lihtne. Kui Musk on optimistlik, kui Tim Cook annab positiivse märgi, kui Nvidia juht kiidab kohtumist, siis on turgudele ja poliitikale sõnum, et Trump ei läinud Hiinasse luba küsima. Ta läks näitama, et Ameerika majandusel on endiselt osi, mida Peking ei saa eirata. Muskist sai keskle tegelane, sest ta esindab täpselt seda, mis Hiinat kõige rohkem häirib. Tehnoloogia, elektriautod, tehisintellekt, raketid, sotsiaalvõrgustikud, globaalne mõju. Teslal on tehas Shanghais, SpaceX tegeleb satelliitide ja kosmosekaitsega ning X mõjutab otseselt avaliku arutelu väljaspool Hiina kontrolli. Seetõttu, kui Musk ilmus delegatsiooni keskele, väljus reis traditsioonilise diplomaatia raamidest ja sisenes prestiiživõitluse valdkonda. Trump asetas enda kõrvale mitte ainult nõunikud, vaid ka ärimehed, kelle ettevõtted suudavad mõjutada terveid globaalseid tarneahelaid. Hiina püüdis müüa avatuse ja koostöö kuvandit. Hiina riigimeedia, millele viitas CNN Brasil, teatas, et Xi ütles, et Hiina avatuse uks avaneb üha enam ja Ameerika ettevõtetel on Hiina turul laiemad väljavaated. See lause muutus tegelikkuses Trumpi narratiivi jaoks laskemoonaks. Pärast aastaid kestnud pinget, tariife, kiibitüli, survet tööstusele ja kaubandussõda ilmus Xi välja, lubades Ameerika ettevõtetele rohkem võimalusi Hiinas. Tariifidest, tööstusest tekkis pingeline olukord. Tariifid, vaidlused. Xi ilmus välja pingete, vaidluste, tariifide keskel. Vaidlused, tööstuse pinged. Tööstus ilmus pärast pingeid, pingete, tariifide. Xi. Pärast aastaid kestnud pingeid, kiibid, tööstussõda ilmus välja tariifid, vaidlused, tööstuse pärast. Ilmus. Kõige olulisem on see, et Musk ei avaldanud seda salajaste dokumentidega. Pinged, tariifid, vaidlus ilmus, vaidlus presidendi üle, president, tööstussõda, tööstus. Samal ajal kui Trump ja Xi hoidsid liidrite positsiooni, sai Muskist selle reisi mitteametlik termomeeter. Ta näitas vähem pingelist, kokkulepetele soodsamat ja ameeriklastele mugavamat õhkkonda, kui Trumpi kriitikud tahaksid tunnistada. Internet läks samuti hulluks, sest see stseen rikkus anti-Trumpi meedia ootuspärase stsenaariumi.
Selle asemel, et näidata Ameerika presidenti nurka surutuna, näitas reis Trumpi jalutamas Pekingis, keda võttis vastu Xi ning kohtumisele viis ta kaasa maailma majanduse tippettevõtjaid. Reuters teatas, et pärast vestlusi kaubanduse, Taiwani ja Iraani teemadel viis Xi Trumpi tuttuma Zhongnanhai kompleksiga, mis on suletud ja väga sümboolne ala, kus asuvad Hiina kommunistliku partei ja valitsuse keskstruktuurid. Xi ütles veel, et diplomaatilised sündmused seal on äärmiselt haruldased. Trumpi jaoks muutus see žest maine sümboliks. Interneti jaoks sai sellest veel üks stseen, kus Trump ilmub Hiina poliitilisse südamesse, ilma et ta näiks Pekingi ees väikesena. Kohtumisel käsitleti ka kaubandust. Rahvusvahelise kajastuse kohaselt väitis Trump, et Hiina nõustub ostma 200 Boeingi lennukit ja miljardeid dollareid väärtuses Ameerika soojaube. Lisaks on tulevikus veelgi suuremate ostude võimalus. See oli Trump, kes ütles Ameerika valijale, et ta avab uksi põllumeestele, tööstusele ja suurtele ettevõtetele Ühendriikides. Hiina peaks läbirääkimisi pidama delegatsiooniga, keda Hiina ei saa lihtsalt eirata. See oligi see, mis pani meemid plahvatama. See polnud ainult huumor, see oli visuaalne poliitika. See oli internet, mis haaras kinnisest kohtumisest kinni ja muutis iga Muski žesti märgiks sellest, et Trump valitses olukorda. Hiina pool püüdis säilitada formaalsust, kuid Musk tõi olukorra traditsioonilisest kontrollist välja. Ta paistis silma spontaansuse, veidruse, inimlikkuse ja ettearvamatusega võrreldes teistega. Kui teised olid jäigad, siis Musk vaatas ringi, tegi pilte, reageeris inimestele ja lõi materjali tuhandete postituste jaoks. See käitumine sai jututeemaks, sest see sobib tema kuvandiga. Miljardär, kes ei käitu diplomaadina, kuid kellel on piisavalt mõju, et teda käsitletakse strateegilise figuurina. Videos on see kohalolek esitatud, nagu meemirežiim oleks sisse lülitatud. Ja just see andiski sellele teemale elu sotsiaalmeedias. Ta ilmus koos pojaga reisi ajal ja see sai osaks arutelust sotsiaalmeedias. See näitab võimast meest, kes ei häbene oma poega eliidi seltskonda kaasa võtta. Kui progressiivsed ringkonnad kipuvad selliseid žeste pidama sobimatuteks, siis konservatiivne tõlgendus muudab selle stseeni perekonna, normaalsuse ja isaliku uhkuse sümboliks. Tõlgendus uhkusest aitab müüa Ameerika toodet. Ta tõmbas Xi suurema surve alla seoses kriisidega, mis mõjutavad energiat, sõda ja kaubandust. Aastaid käsitleti Hiinat kui külma, kalkuleerivat ja paindumatut jõudu. Nüüd näitab stseen, kuidas Xi võtab vastu Trumpi, räägib avatuse teemal, jalutab temaga haruldases ruumis ja nõustub kohtumisega, kus on palju Ameerika ärimehi. Trump saabus Pekingisse koos Ameerika hiidudega. Xi oli isalik. Ta muudab elu digitaalseks kütuseks. Ja internet ei andesta nõrkust. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõe põhjal hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga. Näeme varsti!